Tšauki-tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, suured tänud siis kõigile peregrupi liikmetele, kes toetavad jätkuvalt kanalit ja vaatame siis selles videos üle, mida see märtsi lõpp toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki-tšau kõikidele jääradele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin jääral on tulemas märtsi lõpus, ja mõtleme mõned lõpukaardid ka veel, ma ei tea, palju siin kaarte juba kokku on, üks kaart veel lõpetuseks ja on see olemas meil siin. Muidugi nüüd siin paljud kaardid on tagurpidi, võib-olla jätame need siis viimasteks siia, aga esimene rida väga huvitav. Esimese kaardina kõige peal jäära jaoks keiser. Muideks keiser on siis jäära enda nagu energiakaart. Et võib see tähendada mingit võimekust või mingit saavutust. Muidugi tegemist on 100% siin nagu ka meesenergia kaardiga, et naisterahvaste puhul see kaart võib tähendada mingit austajat, partnerit, lähedast isikut või isa võib see olla mingi sihuke isa roll või midagi isaga seoses, kellegi jaoks võib olla, samas muidugi see on ka sihuke ülemuse energia. Meesterahvaste jaoks on võimalik ka endal võib-olla siis saavutada mingi sihuke nagu võimekas energia. Et siin on võimalusi palju, siis igal juhul mingi tähtis meesterahvas võib siin rolli mängida, aga tegemist peaks olema stabiilse, turvalise ja võib-olla heal järjel oleva meesterahvaga ka, sest see on sihuke mõjuvõimu kaart, et võib ka tähendada tuntust või kuulsust või midagi taolist kellegi jaoks. Ja võimalusi tundub, et siin on, sellepärast, et teise kaardina on jäära jaoks väljas ka müntide äss. Ja müntide äss tähendab ülimat küllust, võib-olla kellegi jaoks ka soovide täitumist ja külluse energia on siis ka armastuse energia. Et jällegi müntide äss toob siin võimalusi päris palju juurde, nüüd muidugi ka tööolukordades võib see tähendada mingit ametikõrgendust või palgatõusu või mingit üllatust, kingitust, võimalusi on palju. Eriti hea siis kaart on materiaalselt, aga samas see külluse energia, eks ju, viljakuse energia, et siin võib ka nagu romantilises suhtes olla seda küllust. Muidugi nüüd kolmanda kaardiga jäärad peavad natukene ettevaatlikud olema, sellepärast, et kolmanda kaardina on jääral väljas kuradi kaart. See võib tähendada toksilisi sidemeid, suhteid, halbu harjumusi, sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi, võib-olla niisugust nagu mingit ülemõtlemist või enda hirmude vangis olemist, et see on niisugune nagu illusioonide vangis olemise kaart ka. Kindlasti olge ettevaatlik inimestega, kelle nõuandeid te kuulate, et võib-olla kõik need inimesed ei soovi teile päris head, et siin keegi võib üritada meelega ka teile nagu halba nõu anda, samas esimese kaardina on väljas keiser ja keiser peaks olema just siuke kaart, mis ütleb, et keegi võib teile väga head nõu anda, aga tegemist peaks olema siis vanema või siis lihtsalt hästi aruka mingi meesterahvaga, et see on 100% meesterahva energia. Nüüd muidugi viimase rea juurde minnes esimesena kohe välja anda siit karikate 5. Ja karikate 5 natukene on niisugune segaste emotsioonide või tunnete kaart. Ja võib see tähendada justkui siis seda, et keegi on natukene liigselt kinni mingites mineviku asjades. Emotsioonid, eks ju, et karikad tähendavad emotsioone, et ma ei tea, kas olete siin teie või on see keegi teine siin jäärad teie olukorras, aga keegi peab siin lahti laskma mingist mineviku negatiivsest emotsioonist, sündmusest, hetkest, võib-olla ka inimesest. Et karikate 5 on alati siuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud. Just nagu mitmuses ka, et siin tuleb nagu mitmeid uusi võimalusi, et ei pea nagu kartma. Muidugi eelviimase kaardina on jäära jaoks aga väljas hierofant. Ja hierofant on nüüd siia huvitav kaart, sellepärast, et hierofant tähendab spirituaalset abielu justkui, et see on siis siuke nagu abielu kaart. Minule meeldib öelda, et see on siuke nagu lepinguliste liitude kaart, et abielul on leping, aga töö juures on ka leping. Ja kuna esimeses reas siin ütlesin ka, et keiser võib olla ülemuse energia ja müntide äss on seal kõrval, võib ka tähendada kellegi jaoks siin väga edukaid mingeid uusi töölepinguid või mingeid materiaalseid lepinguid, aga kindlasti on siin ka mingi romantiline side või suhe võimalik. Igal juhul hierofandi kaart ütleb, et teil on võimalik luua siin või sõlmida siis mingeid tugevaid liite. Ma ei tea, kas see on siis isikutega, töökohtadega, millegi iganes. Igal juhul mingi võimalus siin on teil olemas ja võimalusi on võib-olla ka mitmeid, sest ees on karikate 5. Muidugi lõpptulemusena, ülimalt positiivne. Jääradele jääb lõppkaardina välja tulema päike
ja noh, ütleme niimoodi, et üleval lõpetasime esimese rea kuradiga, siis teine rida on väga mõnus lõpetada päiksega, sest noh, päike on kõige õnnelikum kaart torapakis ja kui päike tuleb juba välja, siis see tähendab igast positiivseid emotsioone ja küllust ja viljakust ja võib-olla ka rikkust ja edukust nii-öelda, et ta võib tähendada ka igasuguseid erinevaid sidemeid või suhteid, et on need siis mingid sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, igal juhul siin peaks teie jaoks asjad arenema ja mingid olukorrad peaks tooma kaasa teile siis hästi palju positiivseid emotsioone. Ja härrad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki-tšau kõikidele sõnnidele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin märtsi lõpus tulemas siis sõnnile. Mis on märtsi lõpus tulemas sõnnile ossa ja sõnn alustab siin väga võimsalt enda lugemist ja lõpukaart, üks tahtis siit kukkuda, aga lükkasin vaikselt paki tagasi. Vaatame, võtame siit ühe kaardi ikka veel. Oi, siit tuli palju ja paneme paki tagasi, jätame seal ühe, mis tuli nagu õiet pidi siia. Nii, aga millest nüüd siin täpselt siis alustada, eks ju. Esimese kaardina kohe, mida võib-olla siin kaamerast ka nägid inimesed, on karikate äss. Kindlasti hästi palju mingit sükest romantilist energiat peaks see kaart siis seni jaoks tähendama, võib-olla positiivseid emotsioone, võib-olla emotsioonide küllust. Romantiliselt väga hea kaart, võib tähendada ka uusi algusi, uusi romantilisi partnereid, samas olemasolevatesse suhetesse võib ta tähendada mingeid järgmisi etappe, on see siis kokkukolimine, abielu või rasedus. Igal juhul stabiilsus, turvatunne, harmoonia, väga hea energia alustuseks. Noh, teise kaardina tuleb aga välja mõõkade paas. Ja mõõkade paas on nüüd huvitav, sellepärast et mõõkade paas võib alati olla nooremapoolne proovile panev austaja kaart. Et ma ei tea, kas siin mingi nooremapoolne austaja kellegil on või keegi paneb kellegi kannatust natukene proovile. Muidugi mõõkade baas ei ole nüüd meeletult kurikaart, ta võib ka tähendada mingit netisuhtlust või midagi, aga mõõgad on kõik siuksed mentaalsed kaardid ja suhtlevad kaardid, et siin võib-olla on vaja kellegiga suhelda. Muidugi samas jälle mõõgad on natukene ka katsumuste kaardid, eks ju, et kellegi jaoks võib ta tähendada mingeid uusi väljakutseid. Samas uusi väljakutseid ei tuleks nagu karta, et läbi nende me saame ju areneda, et tuleks ikka julgelt vastu minna. Ja noh, muidugi selle peale siis kolmanda kaardina on siin kohe väljas ka armastajate kaart. Ja noh, armastajate kaart tähendab siis kas hästi tugevat hingesugulus või kaksikleegi sidet. Selles kaardis on palju harmooniat, samas ka kirge, et siin kirega võib-olla natukene peab ettevaatlik olema, et siin kui on mingid inimesed tulemas teie suunas, siis kindlasti üritage ennem selgeks teha, et nendel inimestel ei oleks ainult mingi füüsilise kontakti eesmärk või midagi sellist, aga samas, kuna see on hingesugulus sideme kaart, siis siin on võimalik luua kellegiga mingi hästi tugev side või suhe, hästi harmooniline ja hästi siuke romantiline samas ka, et karikate äss kohe siin esimesena näitab, et ma ei tea, kas on olemasolev side või see on midagi uut, mis võib siin tekkida, et võimalusi on palju ja mis mind paneb arvama, et siin on nagu võimalusi just palju, on see, et teist rida tahame me seni jaoks alustada just mõõkade kahega ja mõõkade kaks on natukene siuke nagu kahe vahel olev kaart. Et ma ei tea, kas kellelgi on siin nagu mingi valiku võimalus ja keegi peab tegema ära mingi otsuse või valiku. Keegi võib siin natukene olla liigselt kinni ka mingites mineviku olukordades, et võib-olla ei ole nagu õpitud mineviku olukordadest veel piisavalt, et midagi siin on siuke natukene blokeeritustunne või illusioonide vangis olemine, et noh, ma ei tea, kas olete see teie, kes siin on mingis olukorras kahe vahel või on see teie partner või austaja, aga midagi siin nagu on, mis hoiab natukene kedagi tagasi. Samas, aga eelviimase kaardina on teile välja anda siit veel karikate rüütel ja noh, kui karikate ässi armastajate kaart on juba laual, siis karikate rüütel on põhimõtteliselt ideaalne rüütlikaart, mis saab tulla, et ta ei ole siuke kiirustav inimene, ta peaks olema hästi romantiline ja emotsionaalne inimene ja see tähendab kindlasti siis kas olemasolevasse suhtesse jällegi mingit romantilist faasi või siis nii-öelda olemas või tähendab valalistele inimestele uut mingit romantilist partnereid, et siin võimalusi on, aga noh, muidugi ütleme niimoodi, et rüütlid alati ei pea olema nagu austajate kaardid, et võivad näidata ka teie enda nagu energiat ja siis võib-olla te tunnete ennast hästi romantilisena või emotsionaalsena, aga noh, samas kuna siin on see karikate ässi armastajate kaart, siis ma arvan, et siin peab olema segatud sellesse olukorda ka teine inimene ja no nii, selle peale siis viimase kaardina võtame Sõnnile välja Hierofanti kaardi
ja hierofant tähendab siis justkui spirituaalse abielu energiat. Muidugi võib see siis tõesti tähendada kellegi jaoks abielu, et siin karikate ässas ka see faasid on see kokkukolimine, abielu, rasedus, et tõesti olemasolevatesse sidemetesse on siin võimalik mingit järgmist etappi ette võtta. Igal juhul hierofandi kaart ütleb, et on siin võimalik luua siis hästi tugevaid sidemeid või suhteid. On need tööalased või romantilised, seda täpselt ei tea, et mina vahepeal ütlen, et see on niisugune kirjalike lepingute nagu kaart, aga ei tea. Igal juhul võimalusi eriti romantiliselt tundub siin sõnni jaoks olemas ja võib-olla kui olete valaline inimene, siis olge valmis, et võib tulla niisugune proovile panev austaja ellu, aga samas võib-olla on inimene, kellega võib luua siis väga tugeva sideme või suhte. Sõnnid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaksikul on tulemas märtsi lõpus. Mis on tulemas kaksikule märtsi lõpus? Huvitav, et siin kaksikute lugemise ajal kohe lugemise algul hakkab siin kurku veits kraapima. Ma ei tea, kas kaksikutel on palju rääkida või mis täpselt toimub. Lõpukaart kaksikutel on. Okei, tuli õiet pidi, siis ei saa lõpukaardiks võtta, eriti kuna siin on väga palju kaarte tagurpidi. Muidugi esimese kaardina tahtis kaksikutele ennast näidata kohe surmakaart. Surmakaart tähendab nüüd mingit väga pika tsükli lõppu. See on tihtilugu niisugune hästi nagu spirituaalse energia kaart. Et see võib rääkida spirituaalse tsükli lõpust, et te võite siin mingeid asju avastada või hakata asju nägema teise nagu nurga alt või mingeid avastusi põhimõtteliselt võite teha ja just avastusi ka iseendas ja spirituaalsuses ja intuitiivsuses. Et siin võimalusi teil on nagu avastusega väga palju. Muidugi, ütleme niimoodi, et see kaart on ka niisugune nagu mitte kiirustamise kaart. Et te ei tohiks siin midagi nagu üritada vägisi läbi suruda või midagi taolist. Aga igal juhul see kaart ütleb, et teie jaoks peaks lõppema siis hästi pikalt kestnud tsükkel. See võib olla 5, 10, 15 aastat, midagi taolist. Et see on just niisugune nagu pikema tsükli kaart. Muidugi selle peale teise kaardina kohe välja anda ka mõõkad 9. Mõõkad 9 nüüd on natukene selline mineviku kahetsemise kaart või kurbuse kaart. Natukene ka hirmude ja ärevuse kaart, et ma ei tea, mis siin täpselt siis kaksikutel minevikus on, aga mingi asi võib tekitada natukene mingit hirmu või ärevust või midagi taolist. Aga selles mõttes see kaart alati ütleb nagu, et tasub tööd teha iseendaga ja nii-öelda õppida läbi nende vigade ja mitte samu vigu korrata ja see on juba areng, mis on positiivne. Ehk ei tasuks liigselt siin võib-olla nukrustada. Muidugi kellegi jaoks see mõõkad 9 võib ka tähendada mingeid halbu unenägusid või mingit unepuudust. Võib-olla te peaksite rohkem tähele panema, mida te näete unes ja üles kirjutama ja järgmine päev nagu internetist lugema, mida need võivad tähendada. See võib väga huvitav olla, aga kolmanda kaardina, kaksikutele esimesse ritta välja päike ja see on küll nüüd ülimalt positiivne, et päike siin kohe kiirelt välja tuleb, sest tähendab see igat pidi niisugust edukust, võidukust, saavutusi ja muideks igasuguseid siis erinevaid suhteid ka, on need sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed ja arenguid siis nendes suhetes, et igal juhul, kui päiksekaart tuleb välja, siis midagi nagu väga valesti teil minna ei saa, et pigem peaks teid saatma positiivsed emotsioonid ja edukus ja võib-olla ka mingid huvitavad saavutused siin, et see võib ka materiaalselt väga hea kaart olla ja materiaalsusest rääkides võib-olla siis teist rida kohe kaksikute jaoks alustame müntide 2-ga. Müntide 2, muidugi 2 on võimaluste kaardid, et tundub, et siin tõesti võimalusi siis kaksikutel on. Muidugi see on paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart, et ta võib ka rääkida heast kohanemisvõimest ja see võib siin selle kaardiga öelda siis, et kaksikute ellu kas on tulnud või on peatselt tulemas siis mingi võib-olla natukene suurem muutus, see võib ka olla tööalane muutus või materiaalne mingi muutus, aga see kaart ütlebki seda, et kuna te suudate mingi uue olukorraga väga hästi kohaneda, siis te suudate selle pöörata nagu justkui enda kasuks, et mulle selle kaardiga tundub, et siin kaksikute jaoks peaks tulema mingi materiaalne või külluslik või viljakas või mingi siuke areng, et suhteliselt hea energia siis. Nüüd muidugi eelviimase kaardina
tuleb jälle rea keskele natukene nukram kaart ja selleks siis karikate 5. Ja karikate 5 tähendab natukene segaseid emotsioone või tundeid, aga just siis emotsioone ja see on natukene siuke nagu mineviku mingist olukorrast kinnihoidmise kaart. Et võib siin võib siin mineviku olukorraga seoses midagi olla. Sorry, ma ei hakka välja lõikama ka, mulle ei meeldi, kui need apsud välja lõigatakse, et las nad jäävad pigem sisse, aga karikate 5 on siis tegelikult siuke kaart, mis ütleb, et pöörake nagu ümber, hakake uues suunas liikuma, et uues suunas ootavad mingid uued võimalused või valikud ja see on just siuke nagu mitmuse kaart ja kui siin ees on täpselt see müntide 3 ka, siis mulle tundub, et siin kaksikutel on lihtsalt minevikus mingi raske olukord või sündmus, side või suhe, aga peab siis lihtsalt ongi see, et õppima sellest olukorrast ja mitte kordama enam sama viga ja läbi selle tegema siiski neid arenguid ja siin tuleb juurde mingeid uusi võimalusi selle müntide 2-ga ja ma ütlen, kui päike ka on väljas, siis see on ülimalt positiivne ja viimase kaardina tuleb siis välja ka kaksikutele sauade 10 ja 10 räägivad siis alati mingist uue tsükli algusest. Sauad muidugi tähendab aktiivsust, loovust, kirglikkust, ehk see peaks olema teie põhirõhk siis teie uuel tsüklil, teie aktiivsus, teie loovus ja teie kirglikkus, eks ju. Aga see kaart on ka siuke raskete koormate kandmiste kaart või liigsete kohustuste kaart ja võite siis öelda seda, et mineviku tsüklil oli teil siis liiga palju mingeid muresid või kohustusi, mida te pidite nagu kandma ja see kaart peakski nagu ütlema, et algab teie jaoks uus justkui murevabam tsükkel. Et ülimalt positiivne ja kuna juba päike on väljas, siis ma ütlen, et see on väga hea märk ja surmakaardiga ka see spirituaalsus ja eneseavastamine, et ilmselt viib edasi. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin vähile on tulemas märtsi lõpus, märtsi lõpus. Ja tundub, et mingit raha tahab siin tulla, lõpukaart vähil on, hopsti ja läks tagurpidi ka, põnev. Ja võtame nad siit järjest niimoodi ritta. Aga kõige esimesena siis nägu ülespidi nägin vähile tuli lauale müntide 3. Müntide 3 võib kindlasti tähendada mingid töö või materiaalseid nagu arenguid. Muidugi see on siuke ka nagu meeskonnatöö kaart või mingite edasiste plaanide nagu tegemise kaart, et muidugi see kaart võib soovitada siin nagu, et kui te soovitegi kiiremini enda olukorras areneda, siis on mõistlik teha justkui teiste inimestega mingit nagu koostööd või läbi selle te saate kiiremini teha mingeid edasisi plaane. Igal juhul väga hea raha ja energia kohe alustuseks. Muidugi aga tuleb siit kõvasti juurde, sellepärast et teise kaardina on vähkidel väljas maailmakaart. Ja maailmakaart siis on suure arkaani kõige viimane kaart, ehk siis maailmakaart võib kindlasti lõpetada ära mingid nagu vanemaid tsükleid ja alustada siis mingeid uusi tsükleid ja see kaart annab nagu siukest edukust ja võidukust, aga samas ka mingeid uusi võimalusi, uusi valikuid, võib ka tähendada uusi inimesi. Kuna ta on nagu maailmakaart, siis see tähendab, et kogu mingi uus maailm justkui avaneb teile. Muidugi see võib ka kellegi jaoks tähendada siis mingit reisimist või kolimist või mingit asukoha muudatust, aga igal juhul väga edukas energia, et maailmakaart alati ütleb, et kui ise tegutsete enda eesmärkide nimel, siis te saate ka positiivseid tulemusi. Nüüd muidugi kolmanda kaardina, vähid vajutavad tänases lugemises täiega vist ära, sellepärast et kolmanda kaardina on esimeses reas väljas tähekaart. Ma ei tea, vähid, millega te siin täpselt tegelete, aga keegi võib siin millegiga saada nagu kuulsaks, sest tähekaart on nagu meeletult suur potentsiaalikaart ja ma räägin sellest vähe, aga tähekaart tegelikult räägib justkui inimesest, kelle elu on nagu alanud hästi raskelt või kes on nagu väiksest saati olnud mingi võib-olla siin vähkidel on olnud nagu hästi keeruline lapsepõlv või midagi ja inimene on ennast nagu ehitanud ülesse või nagu siin on nagu hästi palju siis potentsiaali arenguteks ja see kaart tähendab universumi niisugust nagu toetust või kaitsmist ja kindlasti kaart samamoodi ütleb, et kui te siin ise panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis te saate positiivseid tulemusi ja keegi võib siin põhimõtteliselt saada isegi ka kuulsaks nagu, sest staar, eks ju, mis tähendab tähte, et staar on ju inglise keeles ka nagu siuke kuulsuse või tuntuse energia, et tõesti siin väga head võimalused vähi jaoks ja nüüd teist rida tahab vähi jaoks alustada ka keisrikaart.
ja keisrikaart on nüüd siis 100% meesterahva energiakaart. Näitab ta mingit võimekat, stabiilset ja turvalist meesterahvast ja vot täpselt seesama energia, siuke kuulsuse või tuntuse energia on siin sellel keisril ka. Ehk siis meesterahvaste puhul kindlasti on vähid siin võimalik endal saavutada siuke hästi võimekas energia. Muidugi naisterahvaste puhul võib see tähendada ka siukest võimekat austajat, partnerit või lähedast inimest. Sellel kaardil võib ka olla siuke nagu isa energia ja samas ka ülemuse energia, kuna siin esimesest reast natukene tundus, et on siuke nagu karjääri energia. Et võimalusi on siin palju ja näitab siis seda, et mingi võimekas meesisik mängib ka siin olulist rolli ja meestel on siis võimalik tõesti endal see saavutada, et tegemist võib olla vanema meesterahvaga, aga ei pea olema, et võib olla ka lihtsalt mingi arukas meesterahvas või keegi võib teile mingi väga hea nõu anda või midagi taolist, keegi võib teid aidata, sest üleval on müntide 3 see koostöökaart. Et siin kindlasti peab silmad-kõrvad lahti hoidma ja tundub, et vähid on seda kaua oodanud või on tulnud mingilt pikalt teekonnalt, sellepärast et eelviimase kaardina on vähkide jaoks väljas siin mõõkade 6 ja mõõkade 6 on siuke natukene nagu negatiivse suhtumise kaart, aga tegelikult ütleb, et kõik on hästi, et see on raskuste ületamise ja seljatamise nagu kaart. Et see kaart räägib uue alguse poole liikumisest, aga ta ütleb, et teekond ei ole olnud kerge. Samas see kaart ütleb, et hullem on nagu selja taga, et pigem keskenduge uuele positiivsusele kui minevikus olevale negatiivsele energiale. Et üritage rohkem siis positiivne olla enda võimaluste suhtes ka, et läbi selle te lootegi või manifesteerite siis endale neid uusi ja paremaid võimalusi. Ja no nii, viimase kaardina on siin vähkidele väljas ka narri kaart. Ja tõesti siis 6 kaardist 4 kaarti, suur arkaan, väga võimas lugemine täna vähkidele. Muidugi narri kaart tähendab seda, et kõik on uus märtsikuus ja narr tähendab alati uusi võimalusi, uusi valikuid ja uusi inimesi, täpselt nagu maailmakaart, aga huvitav ongi nagu see, et maailmakaart on suure arkaani kõige viimane kaart, ehk siis ütleb, et mingi tsükkel lõpeb siin ära ja viimase kaardina tuleb välja siis narr, mis ütleb, et alustame mingit uut tsüklit, uus tsükkel peaks olema suhteliselt murevaba, see on siuke nagu vooluga kaasaminemise kaart, et mitte liigselt muretsemise kaart. Samas narr natukene on hajameelne või tähelepanematu, et te peate olema piisavalt tähelepanelik, et te ise ei tee mingeid rumalaid või lolle vigu, aga üldplaanis peaks teil olema siis hästi ja peaks tulema siin tõesti mingeid uusi võimalusi, uusi pakkumisi, uusi inimesi ka kindlasti. Et siin on see keisrikaart ka, et mingi meesisik võib siin ka kindlasti tähtsat rolli vähkidel mängida. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin lõvile on tulemas märtsi lõpus, mis on lõvile tulemas märtsi lõpus. Võimekas energia kohe alustuseks igal juhul ja samas ka mingeid uusi võimalusi. Huvitav, kohe siin alguses 2 kaarti näen ära, et on sarnased või samad kaardid, mis on siin vähi tähtkujus just olid ja segasin paki ilusti läbi, aga huvitav, et siin võib siis olla mingeid nagu sarnasusi. Ma ei tea, kas olete siin lõvid sündinud napilt vähi peale lõppu või siis ma ei teagi, mingi side või suhe siin vähiga on, aga alustuseks kohe siis lõvile välja sauade emand. Ja sauade emand kindlasti on siuke nagu enesekindel isik, võidukas, edukas, muidugi aktiivsus, loovus, kirlikkus sauade puhul kindlasti, eks ju. Samas sauad võivad näidata siin ka sportlikkust, head välimust. Muidugi sauadel on ka tugevam seksuaalenergia, et kui te tunnete ennast selles enesekindlas energias ära, siis olete see teie või võite te selle energia saavutada, lõvid. Aga kindlasti võib see olla ka siuke kütkestava, kirgliku, austaja või partneri või lähedase isiku nagu energiakaart. Et võimalusi siin on, tegemist on naisenergiaga, aga naisenergiat võib olla nii naisterahvastel kui meesterahvastel. Muideks teine kaart, aga on siis sama kaart, mis oli vähil ja on siin väljas maailmakaart. Muideks vähile tuli ka ta täpselt samasse positsiooni teisele kohale. Maailmakaart näitab siin seda, et mingid vanad tsüklid hakkavad lõppema ja uued tsüklid algavad. See kaart on väga edukas ja väga võidukas kaart ja see kaart annab juurde palju uusi võimalusi, valikuid, inimesi ja nii edasi. See maailmakaart tähendab põhimõtteliselt seda, et mingi uus maailm nagu justkui on teile avanemas.
ja läbi selle tulevadki siis uued võimalused, valikud, inimesed ja nii edasi. Muidugi kellegi jaoks võib ta tähendada ka reisimist või kolimist, aga väga võimekas energia ja suure arkaani siis kõige viimane kaart. Ja kõige viimase kaardi kõrvale tuleb siis kohe ka kõige esimene kaart Taro pakis numbriga 0 ehk siis narr ja narr tähendabki uusi algusi, uusi võimalusi ja tegelikult narr on hästi siuke nagu murevaba energiakaart. Et ilmselt see kaart tahabki kõige rohkem teile öelda, et te peate siin nagu rahumeelselt minema kaasa mingi uue nagu teekonnaga, et see on siuke vooluga kaasa minemise kaart ja mitte liigselt muretsemise kaart. Muidugi narr on nüüd natukene siuke hajameelne või tähelepanematu ja võib teha mingeid rumalaid lolle vigu, et kaart võib-olla soovitabki siis olla piisavalt tähelepanelik, et ei teeks mingeid lolle vigu, aga üldplaanis siis ütleb, et ei ole siin midagi karta, et minge just julgelt vastu mingile uuele teekonnale või uuele olukorrale siis. Et ülimalt tugev siuke suure arkaani energia kohe siin esimeses reas väljas. Nüüd muidugi teise ritta minnes on siin kohe esimese kaardina väljas müntide 4 ja müntide 4 võib tähendada siis siukest stabiilsust või turvatunnet, materiaalset energiat. Et tegemist on positiivse kaardiga, küll aga selle kaardi negatiivne pool mõnikord võib tähendada mingeid pettusi, valesi, vargusi. Et see kaart ütleb, et natukene igaks juhuks olge ettevaatlik rahaasjades või ärge nagu liigselt palju inimestel usaldaga mingeid asju, aga samas kui te suudate nagu enda rahaasjadega hästi ümber käia, siis suudate te kas säilitada või saavutada siis mingi siukse stabiilsuse või turvatunde. Ja hea materiaalse järje siis võib olla. Ja tundub tõesti, et siin materiaalses olukorras mingi areng lõvidel toimub. Sellepärast, et eelviimase kaardina on siin müntide 4 kõrvale tulemas kohe müntide 3. Ja veel niimoodi kõrvuti ka, et samast mastist 2 kõrvuti olevat kaarti tähendavad kindlasti selle masti aspektis siis mingit arengut. Ja kuna mündid on siis siuksed külluslikud, viljakad ja võib-olla head materiaalse raha kaardid, eks ju, et siis tähendab see kindlasti arengut ka teile, et ma ei tea, kas see on siis mingi materiaalne areng, aga samas see võib ka olla mingi siuke küllus, viljakusega siis rasedus, eks ju, küllus võib olla ka armastuse energia, et igal juhul mingid külluslikud või viljakad arengud peaksid siin lõvidele siis tulema ja vau, viimase kaardina on ka siis kolmandana tulnud välja keiser ja ma ütlen, et siin vähi lugemisega pooled kaardid on samad kaardid ja just need suured arkaanid siin, eks ju. Et mingi kokkupuude võib siin olla. Muidugi jällegi keiser 100% nüüd meesterahva energia, et kui sauad emand võis olla nii naisterahvas kui meesterahvas, siis keiser on alati 100% meesterahvas ja see võib olla mingi ülemuse energia, kuna siin on hea rahaenergia, aga võib ka olla isa energia. Isa võib ka siin lõvidel mingit olulist või tähtsat rolli mängida või see võib olla mingi vanem meesterahvas, samas see võib olla lihtsalt mingi arukas meesterahvas, et keegi võib teile ka mingit head nõu anda. Et siin võimalusi on palju ja meestel on tõesti võimalik endal see võimekas, stabiilne, turvaline energia saavutada, isegi võib-olla natukene nagu siuke staatuse energia või kuulsuse energia. Muidugi naisterahvastele ikkagi võib see kaart ka tähendada siis mingeid siukseid stabiilseid, turvalisi austajaid või partnereid või lähedasi isikuid. Et igal juhul väga võimekas lugemine ja ühtegi negatiivset kaarti siin lõvi jaoks ei ole ja pigem siis ütleks, et narikaardiga algab mingi uus asi ja maailmakaart lõpetas siis ära mingi vana nii-öelda tsükli teie jaoks. Lõvid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ja võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin neitsidele tulemas märtsi lõpus. Ai, kurjad energiat kohe siia alustuseks välja, vaatame, mis siin lõpetusse tuleb. 2 lõpukaarti neitsidele märtsi lõppu. Hopsti ja hüppasid 3 kaarti, ehk siis neitsid võtavad ühe lisakaardi. Paneme need tagurpidi läinud kaardid siin ühte ritta ja hakkame siit otsast peale tulema. Kohe alguses lendas neitsile siis välja kuradi kaart. Kindlasti peab siin ettevaatlik olema, võib tähendada mingeid toksilisi inimesi, suhteid, muidugi ka halbu harjuvusi, sõltuvusi, negatiivseid mõtteviise. See on ka natukene siuke illusioonide vangis olemise kaart, võib olla natuke ülemõtlemise kaart, et võib olla siuke mentaalne energia, et võib-olla teete iseenda olukorda raskemaks, võib-olla peab siin jätma midagi nagu minevikku. Samas on siuke nagu kaljukitse energia kaart, et võib siin ka tähendada seda, et on kokkupuude mingi kaljukitse tähtkujus oleva inimesega või päiksemärgi all sündinud inimesega,
tulemusega siis, aga noh, igaks juhuks tasub siin ettevaatlik olla siis võib-olla mingite konfliktidega või midagi sellist. Samas võib see näidata ka mingit mineviku energiat, sellepärast et on siin teise kaardina välja anda karikate 5 ja karikate 5 on pigem sihuke segaste tunnete ja emotsioonide kaart, aga ta on rohkem mineviku energia ja räägib ta siis minevikust kinni hoidmisest, et ma ei tea, kas siin neitsid te ise hoiate millegist minevikus kinni või keegi teie olukorras hoiab nagu kinni mingist mineviku sündmusest, kogemusest, inimesest, võib-olla ka hirmust, eks ju. Aga karikate 5 on alati sihuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber ja hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud. Ja see kaart siin ütlebki, et keegi peaks siis rahu tegema enda minevikuga ja õppima enda vigadest ja liikuma edasi. Muidugi ei ole vaja siin meeletult kiirustada, sellepärast et kolmanda kaardina on siit välja anda esimesse ritta mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart muidugi ütleb, et peab tegutsema, aga see kaart ütleb ka seda, et ei tohi liigselt kiirustada, et see on rohkem niisugune nagu aeglaselt tegutsemise kaart või läbimõeldud otsuste ja valikute nagu kaart. Et igal juhul niisugune hea nagu stabiilne energia, et ta võib siin ka öelda, nagu, et kui siin kellelgi on mingid halvad harjumused või sõltuvused, et siis mõnikord mõõdukuse kaart ütleb, et asju nagu võib teha, aga mõõdukalt, et siin ei tohi nagu millegiga liialdada, et võib-olla keegi läheb siin mingite asjade tarbimisega liiale või midagi sihukest siin neitsid võivad olla. Et sellisel juhul kindlasti see kaart ütleb, et tasuks nagu mingit stabiilsust luua ellu. Muidugi teise rea esimese kaardina nüüd tuleb aga neitsile välja väga võimekas keisrinna kaart. Ja keisrinna kaart on nüüd 100% naisterahva energia. Ehk siis naisterahvastel neitsidel on võimalik siin endal saavutada hästi võimekas või viljakas energia. Muidugi meesterahvaste puhul võib ta näidata viljakat nii-öelda partnerit või rasedust siis nii-öelda. Et võimalusi on siin palju, noh rasedust muidugi võib ta näidata kõigil, eks ju. Et just sellepärast see ongi 100% naisterahva energia kaart, et see kaart räägib rasedusest ja viljakusest ja küllusest. Ja see on väga hea sihuke kõigega toime tulemise kaart ka, et see kaart justkui ütleb, et siin keegi saab kõigega väga hästi hakkama ja ei vaja võib-olla liigselt teiste inimeste mingit toetust. Et see on hästi tugev siis energia, noh võib ka kellegi jaoks tähendada sihukest nagu tuntuse energiat, et ma ei tea neitsid, millega te siin tegelete. Ma ei tea, keegi võib saada millegiga nagu kuulsaks või tuntuks siis. Samas nüüd järgmise kaardina, on siin neitside jaoks väljas ka surmakaart. Ja surmakaart tähendab siis spirituaalset muutust ja võib-olla siis spirituaalset surma justkui, et see on nagu eneseavastuse kaart või spirituaalse ärkamise kaart ja te võite hakata siin tajuma või nägema siis asju mingi nagu teise nurga alt või perspektiiv võib põhimõtteliselt täiesti nagu muutuda, et võite siin ka mingeid spirituaalseid võimeid avastada, et see on ka siin täitsa võimalik, et selle keisrinnaga, et keegi võib saada kuulsaks, eks ju. Et midagi siin on seotud spirituaalsusega ja intuitsiooniga. Muidugi surmakaart on jällegi ka sihuke kaart, mis ütleb, et ei ole vaja kuhugi kiirustada, et kõik olukorrad ja asjad peaksid juhtuma siis õigel hetkel ja ajal. Et rahulikult tuleb siis vastu minna mingil uuele tsüklile, sest surmakaart lõpetab ära mingid vanad tsüklid ja surmakaart võib tähendada mingid väga pikalt kestvaid tsükleid, mingi 5, 10, 15 aastat kestvaid tsükleid. Et midagi siin lõpeb neitside jaoks ära, aga siin on vaja kindlasti teha ka endal õige valik, sellepärast et eelviimase kaardina on väljas siin karikate 7 ja karikate 7 on mitmete võimaluste ja valikute kaart, aga samas see on ka siis sihuke nagu suurte ootuste ja lootuste kaart, et siin tõesti kellelgi on väga palju siis mingeid võimalusi, kuhu suunas nagu minna. Samas see kaart ütleb nagu seda, et ära tee vale valikut, sest muidu sa kordad mingid tsüklid, mida sa läbisid nagu minevikus. Et ka see kaart üritab vabandust neitsid. Ka see kaart üritab suunata nagu selle peale, mida rääkis mõõdukuse kaart, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et ei tohigi siin liigselt nagu kiirustada enda valikuga, et kui te hakkate liigselt kiirustama, siis te võite teha mingi vale valiku ja korrata mingit mineviku tsüklit, et seda siin ei ole vaja, sest tundub, et siin minevikus on see kuradi kaart ja karikate 5-ga siis palju siukseid segaseid emotsioone. Et igal juhul ärge liigselt kiirustage ja võib siin olla palju segadust teie ümber, aga tuleb säilitada rahu, sellepärast et viimase kaardina ongi siin väljas rippuv mees või poodu.
ja täpselt selles segaduses see kaart siis räägibki ja see kaart ütlebki nagu seda ka, et tuleb säilitada rahu ja selge mõistus, et isegi kui tunnete ennast nagu kurvana või kurjana või emotsionaalselt, et siis võib-olla see ei ole nagu õige aeg või hetk võtmaks vastu mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid ja võib-olla peaksite te nagu vähem tähele panema seda suurt müra, mis teie ümber toimub. Et kindlasti, kui lähete siin närvi mingites olukordades, siis üritage mõelda kas või selle lugemise peale, et siin on vaja mingites olukordades nagu maha rahuneda, sest muidu te teete läbimõtlematult mingi vale otsuse või valiku siin karikate 7-ga. Et rippuv mees on siuke natukene kahtlase energiaga kaart, et võib siin tõesti toimuda palju asju korraga või samal ajal ja see võib tekitada siis võib-olla võib-olla kellegi teises mingit segadust, aga kui te jälgite seda mõõdukuse kaarti stabiilselt, vaikselt liigute edasi, siis ma arvan, ei saa siin midagi nagu halba juhtuda. Et pigem on siin võimalik teha siis läbi mingeid suuri arenguid ja saada sinna keisrinna energiasse. Muidugi üks võimalus selle keisrinnaga on ka, et see keisrinna on siuke naise või emalik energia, et võib siin tähendada, et ema on paljudele neitsidele siin mingis olukorras siis tähtis, aga väga paljudel naistel on siis ka võimalik endal siuksesse hästi võimekasse või viljakasse energiasse saada. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin märtsi lõpus tulemas kaaludele ja väga kiiresti tahtis esimene kaart juba ennast näidata. Vaatame, mis siin veel tuleb, üks lõpukaart ja tundub, et jäävad lõpetuseks hoopis need tagurpidised kaardid ja võtame esimesse ritta need nägu ülespidi tulnud kaardid ja esimese kaardina tahtis siis kohe ennast näidata kaaludele mõõkade 6. Mõõkade 6 on nüüd kindlasti mingi siukse uue alguse või uue teekonna kaart, aga see on ka samas siuke nagu natukene negatiivse energiaga kaart, sest see räägib seda, et minevikus on mingeid raskeid olukordi või sündmuseid, et see on siuke katsumuste ületamise ja seljatamise kaart. Aga ta tegelikult siis nagu kokkuvõttes ütlebki, et mingid hullud olukorrad on juba ületatud ja seljatatud, et tegelikult te peaksite siin nagu positiivsemalt suhtuma enda uue alguse suhtes või mingi uue võimaluse suhtes, et keegi on siin natukene liiga palju kinni mingites mineviku negatiivsetes kogemustes või sündmustes. Võib siin olla mingit segadust, sest teise kaardina on kaalude jaoks tulnud välja rippuv mees või poodu ja see võib tähendada seda, et toimub korraga nagu palju asju samal ajal või on siin nagu sellega seoses mingi segadus või võib ka tähendada meelte segadust. Kindlasti see kaart ütleb, et ei ole vaja siin millegiga nagu liigselt kiirustada, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja see kaart ütlebki siis ka seda, et kui te tunnete ennast nagu emotsionaalsena või kurvana või isegi kurjana, et siis kindlasti see ei ole siin õige hetk vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et siin kindlasti te peate nagu maha rahunema, et kui te tunnete, et mingis olukorras lähete liigselt pingesse, siis rahunege enne maha, kui te võtate vastu sinna otsuseid. Muidugi kolmanda kaardina on siin tulnud kaaludele välja väga positiivne müntide 10. Ja kõik 10 tähendavad siis mingit uut paremat nagu tsüklit ja võib-olla vana natukene kehvema tsükliga hüvasti jättu. Ja müntide 10 on väga hea siis tööasjades, samas ka pereasjades. Müntide 10 on alati olnud hea pereasjades, sest müntide energia, ta võib olla nagu materiaalne energia, aga samas ta on ka külluse ja viljakuse energia. Ja küllus on ka armastuse energia ja viljakus on nii-öelda rasedus. Et siin võimalusi on palju ja siin on võimalus kellelgi siis mingil uuel tsüklil areneda. Ma ei tea, kas see on siis tööalaselt või perega või mõlemat, eks ju, et igal juhul siin mingid soovid või mingid asjad võivad ka täituda, et see müntide 10 energia on sarnane natukene müntide ässale ja müntide äss tähendab soovide täitumist. Et ma ei tea, mida te täpselt manifesteerinud olete, aga kindlasti see kaart ütleb, et kui te tegutsete, siis te jõuate siin mingi edukuse või mingite lahendusteni või saavutusteni. Nüüd aga teist rida, tahab alustada veel teine 10 ja see võib ikka viidata sellele mineviku tsüklile, miks ma siin mõõkade 6-ga ka nagu, et see mineviku energia, et mingid olid siin rasked mingid koormad kanda või see sauade 10 on siin siuke nagu raske koorma kandmise kaart või liigsed mured või liigsed kohustused või keegi võib-olla pidi hästi palju nagu ringi jooksma, hästi aktiivne olema, sest sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud kaardid, eks ju. Samas muidugi see võib tähendada seda, et enda uuel tsüklil peaksite te rohkem siis võib-olla tegutsema, et võib-olla keegi tegutses siin nagu liiga vähe. Et igal juhul peate siin tegutsema, kasutama ära enda loovat poolt ja võib-olla tegema midagi, mida te teete kirega, aga sauade 10 ütleb siis, et peaks teie jaoks algama uus justkui nagu murevabam tsükkel, et te vabanete siin mingitest muredest või koormatest, mis teil olid nagu minevikus.
ja vau, eelviimase kaardina tuleb ka kaaludele välja armastajate kaart. Ja armastajate kaart tähendab nüüd tugevat hingesugulussidet või siis kaksikleeki. Ja siin selle kaardiga võimalusi on palju, et ma pigem eeldaks, et see on niisugune positiivne energia. Siin on niisugune hästi hea harmoonia, siin on tasakaal. Samas siin on ka hästi palju nagu kirge, et selle kirega võib-olla natukene peab ettevaatlik olema, et siin võivad tulla ka mingid suhted teie ellu, et teile midagi õpetada. Samas see kire energia võib ka kellegi jaoks siin tähendada rasedust ja siin müntide 10 on ka see viljakuse energia olemas. Muidugi hingesugulusside võib tähendada väga võimalikult seda, et see on mingi tugevam side kahe inimese vahel ja just siis nagu romantiline side, et kui ma siin natukene arvasin, et võib ka olla mingi tööenergia, siis pigem armastajate kaardiga arvaks, et siin on mingi romantiline side või suhe, kas see on siis olemasolev side või suhe või siis alles tekkiv, et igal juhul siin võimalusi on, sest mingi uus tsükkel peaks algama siis kahe inimese vahel ja on see hästi võimas liit siis justkui. Muidugi viimase kaardina on siin välja tulemas kaaludele ka õiglus. Ja õigluse kaart tähendab alati positiivseid uudiseid või justkui seda, et universum paneb asjad paika niimoodi, et ausus ja õiglus võidaks. Ehk kui siin on, kui te olete nagu kannatanu mingis mineviku olukorras, siis tegelikult see kaart ütleb, et kannatanu tuleb olukorrast välja lõppkokkuvõttes võitjana. Ehk see võib tähendada siin mingeid positiivseid lahendusi, positiivseid uudiseid, mingit avastamist, selgust olukordadesse. Et ülimalt hea energia, et natukene võib siin olla seda segadust, aga kõige tähtsam siis ilmselt kaalude jaoks ongi siin mitte enda pead kaotada ja mitte teha siis võib-olla selliseid ennatlikke kiireid otsuseid, et tasub enne maha rahuneda, asjad läbi mõelda ja siis teha alles läbimõeldud otsus või valik. Ja kindlasti on siin niisugune hea uue tsükli energia ja siis olemas ka see hingesugulusside. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin skorpionile tulemas lähitulevik või märtsi lõpp siis. Mis on tulemas siin skorpionile märtsi lõpus. Oi, isegi siit saite nüüd kavalalt ühe lisakaardi, ma ei pannud tähele kohe, et 2 kaarti lendas korraga. Muidugi nüüd huvitav, ma ei tea, see kaart oli nagu algul kõrgemal, et võtame esimeseks kaardiks siis skorpionile välja mõõkade kuninga. Mõõkade kuningas on nüüd kindlasti hästi sihuke sihikindel inimene, aus, õiglane, sihuke terava taibuga või nutikas ka kindlasti, aga mõõkade kuningas on nüüd hästi siukse nagu otsekohese ütlemisega inimene. Mõni võib isegi öelda terava keelega inimene, et paljudele see otsekohesus nagu ei sobi. Kui te tunnete ennast selles energias ära, siis skorpionid võib see olla teie selline energia. Muidugi tegemist on nüüd meesenergiaga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, eks ju. Et kuningad ja emandad meile sugu tegelikult päris hästi ei ütle. Aga kui te tunnete ennast ära, on see teie energia, kui ei ole, siis on see mingi lähedane isik, on see mingi austaja või on see partneri energia. Igal juhul partneri energiaid siin on palju, sellepärast et teise kaardina on kohe siit välja anda ka müntide rüütel. Müntide rüütel muidugi nüüd rüütlid ei pea alati olema nagu austajate kaardid, et võib ka näidata mingit olukorda. Samas müntide rüütel on nüüd kõige aeglasem rüütlikaart, eks ju, et võib see tähendada siin nagu kannatlikkust, et on vaja kannatlikkust mingis olukorras. Et asjad arenevad, aga asjad arenevad aeglaselt või mitte sellises tempos, nagu te sooviksite võib-olla. Samas müntide rüütel, kuigi ta on kõige aeglasem rüütel, siis ta on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk igal juhul see kaart tähendab nagu mingit arengut, aga lihtsalt ütleb, et see areng on aeglane ja võib see olla siis areng austaja või partneriga või midagi taolist. Igal juhul tugev partnerlusside siin on, sellepärast et 3. kaardina on esimeses reas väljas ka armastajate kaart. Ja armastajate kaart tähendab nüüd siis kas mingit tugevat hingesugulussidet või kaksikleegi sidet. Selles kaardis on palju harmooniat, kirge, samas on asjad suht hästi nagu tasakaalus. Muidugi see kireenergia võib ka kellegi jaoks tähendada siin tõesti rasedust. Ettevaatlik peaks olema, et siin võivad ka mõned inimesed tulla teie ellu ainult füüsilise kontakti eesmärkidega, et teile midagi siis nagu elus õpetada, et siin peaks olema nagu ettevaatlik. Samas on siin nagu võimalik, et võib moodustuda mingi väga tugev paar või side või täitsa siuke nagu hingesugulusside, et see peaks olema siis hästi pikalt kestev side või suhe. Ja tundub, et mingid positiivsed emotsioonid mingi olukorraga siin kaasnevad, sellepärast et teise rea esimeseks kaardiks on skorpionitele välja anda karikate 9.
ja karikate 9 on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart ja kindlasti võib see kaart tähendada siis mingite soovide nagu täitumist, et see kaart on nagu sihuke ülimate positiivsete emotsioonide kaart, et ütlebki, et mingi olukord siin on, mis toob kaasa siis siuksed emotsioonid nagu kellegi soov oleks siin täitunud või mingi unistus, et igal juhul mingid hästi palju positiivseid emotsioone mingi olukorraga siis seoses. Ma ei tea, kas on siin mingi romantiline olukord või mis siin täpselt toimub, et noh, meil on üks müntide kaart ka laual, et võib siin tähendada ka väga tugevaid mingeid töösidemeid või suhteid kellegile või siis võib-olla tööl olevaid suhteid mingite inimestega, et siin on palju võimalusi tõesti Skorpioni jaoks väljas. Samas järgmise kaardina on siin meil ka välja anda õigluse kaart ja see peaks tähendama siis ausust ja õiglust ja justkui seda, et universum pooldab seda. Võib see tähendada ka positiivseid uudiseid, mingite avastuste tegemist. Kui te olete jäänud siin nüüd ka mingis olukorras nagu kannatanuks, siis tegelikult see õigluse kaart ütleb siin, et kannatanu tuleb välja olukorrast võitjana. Et ma ei tea, mis olukorrad siin kellelgi käsil on ja kui kellelgi on minevikus mingeid negatiivseid asju, siis väga võimalik, et te lõppkokkuvõttes tulete siin mingist olukorrast välja võitjana. Väga hea nagu sihuke aususe energia, et kindlasti kaart soovitab ka olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis teistega ja läbi selle siis universum saadab ka teie poole neid ausaid ja õiglaseid võimalusi. Nüüd natukene võib-olla tõesti peate ettevaatlik olema, sest eelviimase kaardina on siit välja anda mõõkade 7, et mõõkade 7 ei ole negatiivne kaart, aga ta negatiivse poole pealt võib tähendada pettusi, valesid, vargusi. Et nagu ma ütlesin siin armastajate kaardiga ka, et te peate olema nagu kindlad või tajuma enda intuitsiooniga ära, kui inimesed tulevad mingite valede eesmärkidega teie suunas. Muidugi samas jälle mõõkade 7 on positiivse poole pealt siukse taktikalise käitumise kaart või suuna muutmise kaart. Et mõõkade 7 võib tihti öelda ka siis skorpionitele seda, et kui te siiamaani ei ole olnud edukas enda olukorras, siis proovige muuta mingit taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja see võib kaasa tuua teile palju suurema nagu edukuse siis selles olukorras, et peate muutma mingit lähenemist või taktikat, siin väga võimalik, et see on ja väga võimalik, et see on seotud ka mingi aususega, et te peate võib-olla mingis olukorras aus olema või keegi peab teiega aus olema. Muidugi aga nüüd viimase kaardina, tuleb siit välja ka sauade emand. Et kui meil varem oli ainult kuningas väljas meesenergiaga, mis aga võib ka olla naisterahva energia, siis nüüd tuleb siia ka sauade emand. Sauade emand minu arust on kõige võimekam emanda kaart Taro pakis, näitab see sihukest enesekindlust, võidukust, saavutusi. Kindlasti see sauade aktiivsus ja loovus ja kirglikkus annab ka siin juurde. Muidugi sauad võivad näidata siin veel mingit sportlikkust, head välimust. Sauadel on muidugi ka tugevam seksuaalenergia, et jällegi ka see sauade emand hoopis võib siin olukorras olla see meesterahvas, kellel on siis mingid teatud naisenergia, võib-olla spirituaalenergiat siis, eks ju, see spirituaalenergia öeldakse, et on rohkem nagu naisenergia, aga mingi kütkestav kirglik austaja siin võib ka kellegil olla või võite te ise selle võimeka kirgliku energia saavutada. Et kui te tunnete selles energias ennast ära, on see teie energia. Kui te tundsite ennast mõõkade kuningas rohkem ära, siis on mõõkade kuningas teie energia ja samas see teine isik peaks siis olema mingi sihuke austaja, partner või lähedane isik. Skorpionid. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siis hamburile siin tulemas märtsi lõpus, mis on hamburile tulemas märtsi lõpus ja 2 lõpukaarti hamburile märtsi lõppu ossa ja siit läks paljuks, need paneme pakki tagasi, ühe kaardi jätame ja väga võimekalt alustab siin hambur, sellepärast et kohe siin kõigi üleval näitas meile enda nägu tähekaart ja tähekaart on nüüd meeletult suur sihuke nagu potentsiaali kaart, võib tähendada hästi suuri arenguid hamburitele. Põhimõtteliselt keegi võib siin ka saada kuulsaks, et ma ei tea, millega te tegelete, aga võimalus siin on olemas, sest see kaart justkui ütleb, et universum pooldab teie teekonda ja saadab teile mingit sihukest nagu edukust või õnne juurde enda teekonnal. Muidugi tähekaart alati on, aga selline kaart, mis ütleb, et te peate ise tegutsema selle jaoks, et te saaksite olla nagu edukas. Et kui te ootate koha peal seistes, et mingi edu teieni tuleb, siis ei, et siin tuleb nagu tegutseda, aga kui te tegutsete, siis on meeletult palju nagu potentsiaali. Ja kellelgi võivad siin olla ka mingid maagilised võimed, sest teise kaardina on siin välja tulnud siis hamburile maagikaart. Ja maagikaart näitab tugevat spirituaalenergiat, manifesteerimisvõimet. Et muidugi manifesteerimisega on hästi tähtis, et ütlete kindlalt välja, mille te saavutate, mitte mida te tahate saavutada ja samas ka vabastamisega, et siis te vabastate mingeid negatiivseid asju, mitte et
ütlete, et ma soovin vabaneda. Muidugi maagikaart, see tähendab ka seda, et te peate siin suhtlema, te peate tegutsema, aga kõige tähtsam maagikaardiga on ka siis usk iseendasse ja enda võimalustesse, et te peate iseendasse ja enda võimalustesse uskuma. Samas maagikaart nagu ütleb, et teis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla siin edukas ja võidukas, et igal juhul tegutsege siin edasi, hamburid. Nüüd muidugi kolmanda kaardina esimesse ritta on hamburitele tulnud välja sauade rüütel ja see teeb asja siin põnevaks, sest sauade rüütel on hästi kiire rüütel ja rüütlid tähendavad tihti ka austajate energiaid. Et siin võib olla, et kas väga järsku on tekkinud või on siis peatselt väga järsku tekkimas teie ellu mingi uus austaja. Tegemist võib olla kütkestava kirgliku austajaga, sauadel on ka tugevam seksuaalenergia, eks ju. Muidugi rüütlid alati ei pea näitama austaja energiat, et see võib ka näidata, et te tunnete ennast sellisena või anda teile soovituse, et te peaksite ennast tundma rohkem sellisena. Et võib-olla te peate olema rohkem aktiivne, see on siuke hästi kiire tegutsemise kaart, eks ju. Võib-olla peate siin enda loovust kasutama, võib-olla peate tegema midagi, mida te teete kirega, aga väga võimalik siis ikkagi on ka see, et tuleb mingi kirglik või kütkestav austaja teie suunas. Muidugi siis peate jälle ettevaatlik olema, et inimesel ei oleks selle sauaga siin ainult mingid füüsilise kontakti eesmärke. Ja teist rida selle jutu peale alustab meil siis hingesuuluse kaart, armastajad ja võib ta muidugi tähendada ka kaksikleegi sidet ja see kaart võib tähendada rasedust, et selles kaardis on hästi palju kirge, muidugi samas ka harmooniat ja tasakaalu ja sükest nagu turvatunnet, aga samas selle kirega natukene peab siin ettevaatlik olema tõesti, et tuleb siin ka vahest meie ellu inimesed, kes lihtsalt peavad meile midagi õpetama siis nagu. Muidugi, aga armastajate kaart ikkagi on hästi tugev hingesugulise sideme kaart ja justkui see kaart tahab öelda, et siin on võimalik luua mingeid tugevamaid sidemeid või suhteid ja hingesugulusside on ikkagi siuke, mis kestab nagu pikemat aega. Et ma ei tea tõesti siis, mille või kellegiga teil need võimalused on, aga võimalusi on palju ja tuleb veel juurde, sest energia on võimas ja tuleb siin eelviimaseks kaardiks hamburitele välja ka maailm. Ehk siis 5 kaardist 4 on juba suure arkaani kaardid ja mingid võimekad muutused tõesti siin hamburi poole ilmselt tulemas on. Maailmakaart muidugi lõpetab ära alati mingid vanu tsükleid ja avab siis nagu justkui uus maailma avamine võib tähendada kellegile ka mingit reisimist või kolimist või mingit asukoha muudatust, aga siin on väga edukas ja siin on hästi võidukas energia, et maailmakaart lubab uusi võimalusi, uusi valikuid, samas ka uusi inimesi ja edukust nendes olukordades siis ka, et väga positiivne lugemine hamburile ja võib siit tulla ka lõpetuseks veel mingi väga hea pakkumine, sest viimase kaardina on hamburile tulnud välja müntide paas. Muidugi müntide paas siin kellegi puhul võib tähendada ka nooremapoolset viljakat austajat, et siin see võimalus on ka olemas või materiaalselt heal järjel olevat nooremapoolset austajat või midagi sellist, sest baasid on hästi nooruslikud energiad ja austajate poole pealt näitavad nad nagu nooremapoolseid inimesi. Muidugi, nagu ma ütlesin, see on mingi hea võimaluse või hea valiku kaart, et müntide baas tavaliselt on siuke kaart, mis ütleb, et haarake mingist võimalusest kinni, et see on teile kasulik, et te suudate mingi olukorra pöörata nagu enda kasuks ja see võib ka kindlasti olla mingi materiaalne või tööalane võimalus, sest teil on siin hästi võimekas energia ja see tähe või kuulsuse või tuntuse energia, et kellelgi on siin võimalik ka kindlasti tööalaselt areneda. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaljukiitsedele tulemas märtsi lõpus, märtsi lõpp, kaljukiitsed, siia 2 lõppu, 1 lõpukaart veel, lõpukaart kaljukiitsele on. Ahaa, ja tundub, et tuli siit lisakaardiga, et tahab siia lõpetuseks tulla siis lisakaarte, hea küll, jätame need siia, võtame siit 1 kaardi veel ja hakkame siit tulema. Esimese ja ainukese kaardina tahtis kaljukiitsedel ennast näidata õigluse kaart. Ja õigluse kaart kindlasti võib tähendada siin mingid positiivseid uudiseid või mingite olukordade nagu lahenemist või selgust. Muidugi see kaart siis justkui on ka universumi nagu siuke pooldamise kaart või ta soovitab muidugi olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega, aga ta ütlebki, et kui te olete ise aus, siis kui universum saadab teie poole mingeid ausaid võimalusi ja lahendusi ja muidugi see on ka siuke nagu natukene nagu kannatanu olukorrast võitjana välja tulemise kaart.
et ma ei tea, kui teile mingis olukorras siin kaljukitsed tehti nagu ülekohut, siis tundub, et te tulete sellest olukorrast välja võitjana. Vau, nüüd kohe teise kaardina on siin õigluse kaardile järgi tulemas kaarik ja kaarik näitab kindlasti võidukust ja saavutusi. Muidugi kaariku kaart on siis hästi enesekindel energia, et kaarik kindlasti ütleb, et te peate endale nagu jääma kindlaks, et kui te teete ära mingi otsuse või valiku, siis jääge endale kindlaks, minge kindlalt seda teed edasi. Et negatiivse poole pealt ta võib tähendada, et mingid kõrvalised inimesed võivad üritada teid enda teelt kõrvale suunata või meelega halba nõu anda, aga te peate siis rohkem usaldama enda sisetunnet, intuitsiooni ja minema kindlalt edasi enda teekonnal, sest tundub, et see viib teid mingi edukuse või võidukuseni. Nüüd kolmanda kaardina, kolmanda kaardina on kaljukitsel väljas siin ka karikate 10 ja 10 siis teagu poolest lõpetavad ära mingid vanu, võib-olla mitte nii edukaid tsükleid ja alustavad siis uusi positiivsemaid tsükleid ja karikate 10 on siis väga hea siuke nagu pereõnne kaart või head aegade ettekuulutuse kaart. Hästi palju positiivseid emotsioone, siin on harmoonia, siin on tasakaal, siin on turvatunne ja väga hea on see siis just pereasjades või romantilistes asjades siis, et see võib tähendada mingit uut romantiliselt või emotsionaalset külluslikku tsüklit kaljukitsele. See võib olla juba alanud tsükkel, aga see võib ka olla peagi algav tsükkel. Et võimalusi on ja teist rida muidugi tahame nüüd alustada kaljukitse jaoks karikate 4-ga. Karikate 4 on siuke huvitav kaart, et on hästi positiivne energia ja kõige rohkem räägib ta mingist heast võimalusest või heast valikust ja ta soovitab mitte nagu liigselt eirata siis mingeid pakkumisi või valikuid või mingeid võimalusi, mis teie suunas tulevad, sest karikate 4 ütleb, et kui te väldite mingeid pakkumisi või võimalusi, mis teie suunas tulevad, siis te võite ilma jääda mingist väga heast pakkumisest, et siin ei tasuks nagu liigselt kinniseks siis jääda võib-olla mingites teatud olukordades, et hoidke silmad kõrvad ikkagi lahti ja nüüd järgmise kaardina on siin kaljukitsedele välja tulemas sauade 10 ehk siis teine nagu 10 kaart järjest või no mitte järjest, aga juba ühes lugemises teine kaart 10 väljas. Noh, muidugi ütleme niimoodi, et kui see karikate 10 väga palju ei rääkinud mingist negatiivsusest, siis sauade 10 on natukene raskema nagu tsüklikaart. Et sauade 10 räägib liigsetest muredest või muredest või kohustustest või see on siuke nagu raske koorma kandmise kaart. Muidugi sauadega see aktiivsus, et keegi võib-olla pidi siin palju nagu ringi tõmblema justkui on ju, aga sauade 10 ütleb siis, et peaks algama uus nagu murevaba või koorma vabam tsükkel, et te peaksite siis vabanema mingitest muredest või koormatest, et selles mõttes hästi positiivne energia, aga juba 2 kaarti siis viitavad mingile uue tsükli algusele. Nüüd eelviimase kaardina kaljukitsed tuleb teile välja siit ka mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on nüüd rüütlitest kõige kiirem rüütel ja võib see siis tähendada seda, et kas väga järsku on tekkinud või siis väga järsku on tekkimas teie ellu mingi austaja. Mõõkadega muidugi tegemist peaks olema aus õiglase inimesega, samas mõõkad jälle näitavad natukene ka nagu siukseid katsumusi, et see võib olla siuke nagu proovile panev austaja energia, aga samas rüütlid alati ei pea tähendama nagu austaja energiat, et siin võib ka kinni olla teie enda energia. Sellisel juhul, kuna mõõkade rüütel on hästi kiire rüütel, siis võib siin ta soovitada kaljukitsedele, et te peate natukene kiiremini tegutsema. Võib-olla on see mingi siuke suhtluse kaart, et te peate rohkem suhtlema või te peate olema aus või õiglane, et mõõgad on siukse energiaga, aga võib ka tähendada tõesti mingeid uusi väljakutseid, samas väljakutseid ei tohiks nagu karta, et läbi selle me saame alati areneda, et tasub julgelt vastu minna. Ja viimase kaardina on siin kaljukitsedel väljas sauade 2. Ja nagu näha siin, siis ta hoiab käes mingit nagu gloobust, et see gloobus kindlasti võib tähendada pikemat vahemaad, võib ka tähendada netisuhtlust, aga kindlasti võib see olla siuke nagu reisimise, kolimise või mingi asukoha muutmise energiakaart. Muidugi sauade 2, eks ju, 2 räägivad alati võimalustest ja valikutest ja mingi valiku võimalus siin tõesti peaks kaljukitsedel olema. Samas sauade 2 on rohkem siuke nagu valiku ära tegemise kaart, et väga võimalik, et te olete hiljuti teinud ära valiku või peate siis võib-olla peatselt tegema ära mingi valiku, kuhu suunas siis nagu liikuda, aga sauade 2 on pigem siuke nagu enesekindel energia ja see on nagu justkui siuke nagu julgelt mingi uue alguse poole minemise kaart. Et mulle tundub, et siin kaljukitsedel on suhteliselt hästi, et te peategi jääma enesekindlaks, peate liikuma edasi ja läbi selle algavad teil siis mingid uued tsüklid ja lõpevad ära mingid vanad mured või koormad siis. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin märtsi lõpus on veevalajatele tulemas. Mis on märtsi lõpus veevalajatele tulemas? Mis on märtsi lõpus tulemas ja on siin ka mingi väike lisakaart jälle olemas, ülimalt positiivne siis veevalajatele. Aga alustame algusest. Esimese kaardina kohe nägu ülespidi tuli meil välja karikate 3. Karikate 3 on väga hea sõprussuhete kaart või meeskonnatöö kaart. Siin on võimalus siis sõprussuhetes areneda. Tihti võib see olla ka nagu pidustuste või tähistamiste kaart. Ehk siis veevalajad, midagi te saate siin nagu tähistada, tundub. Samas võib see ka olla huvitav kaart, et ta võib ka mõnikord öelda, et mingi pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Igal juhul natukene peate te olema ettevaatlik ja peate olema ka valmis tegutsema, sellepärast et teise kaardina on teil kohe väljas siin tornikaart. Ja tornikaart võib tähendada ootamatuid kiireid sündmusi. Ta võib tähendada maailma kokkuvarisemist, aga ta ei pea tähendama alati negatiivset energiat. Et mingid asjad võivad siin nagu läbi saada, aga samas võivad läbi saada ka mingid nagu negatiivsed olukorrad või mingid asjad teie elus nagu. Et liigselt palju ei tasu siin muretseda, kuna esimene kaart oli positiivse energiaga, siis pigem ma ütlen, et lihtsalt olge valmis siin nagu tegutsema, et kui mingi olukord peaks siin teil muutuma, siis te juba teate, et te peate nagu uues suunas tegutsema. Muidugi natukene ettevaatlik peate siin ka olema, sellepärast et kolmanda kaardina on tulnud siin veevalajatele välja mõõkade 7. Mõõkade 7 ei ole negatiivne kaart, aga mõõkade 7 võib tähendada negatiivse poole pealt mingid pettusi, valesi või vargusi. Midagi, mis väga järsku võib juhtuda, eks ju. Samas, kuna ta ei ole negatiivne kaart, siis positiivse poole pealt mõõkade 7 tähendab jälle taktikalist lähenemist või enda taktika nagu muutmist olukorras. Et mõõkade 7 mõnikord võib öelda, et kui te siiamaani ei ole olnud edukas enda olukorras, siis muutke mingit taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja see toob kaasa teile palju kiirema nagu edukuse. Ja see võib kaasa tuua mingi väga järsu siis edukuse selle tornikaardiga, eks ju. Et ma ütlen, et see tornikaart tingimata ei pea teile siin nagu halba tähendama, et võib ka tähendada väga järske suuri arenguid. Nüüd aga teise rea esimeseks kaardiks võtame me veevalajale välja müntide 2. Kahed tähendavad valikuvõimalust, see on ju alati hea, kui valikuvõimalust on, küll aga nüüd see müntide 2 paindlikkus ja võimalustega mängimine, eks ju. Et võib see tähendada siin justkui siis mingit muutust teie olukorras, aga kuna ta on ka hea kohanemisvõime kaart, siis müntide 2 ütlebki, et kuna te suudate hästi kohaneda mingi olukorraga, siis põhimõtteliselt te suudate pöörata selle olukorra nagu enda kasuks. Ja see võib kindlasti olla ka mingi nagu materiaalne võimalus, sest mündid on ikkagi rahakaardid. Et väga võimalik, et on siin võimalik siis teil järsult areneda materiaalselt või karjääriredelil siis võib olla. Ülimalt hea energia siiamaani siis selle poolest, aga tuleb siia nüüd järgmisena välja siis ka karikate 6. Ja karikate 6 jällegi siuksed positiivsed emotsioonid, täpselt nagu karikate 3. Muidugi nüüd karikate 6 võib olla siuke üllatuste või kingituste kaart. Võib ka kindlasti tähendada minevikust tagasi tulevaid inimesi, aga see kindlasti peaks tähendama siuksed nagu positiivseid inimesed. See on justkui siuke lapsepõlve sõbra kaart, et inimene, keda te ei ole väga kaua näinud, aga inimene, kes tekitab teis hästi palju positiivseid emotsioone. Muidugi mõnikord võib ka öelda, et karikate 6 võib tähendada siis mingit suhet või suhtlust suurema vanuse vahega. Et siin võimalusi on teie jaoks palju, aga kindlasti on siin olemas positiivsed emotsioonid. Ja vau, nüüd teise rea viimaseks kaardiks tuleb teile välja ka karikate äss. Ehk siis veevalajatel on võib-olla väga järsku võimalik siin luua siis mingeid uusi romantilisi sidemeid või siis väga järsku on võimalik areneda siin olemasolevates suhetes, sest karikate äss tähendab positiivseid emotsioone, romantikat, harmooniat, tasakaalu, turvatunnet, muidugi emotsionaalset küllust, eks ju, ja uutele inimestele kindlasti võib ta tähendada siis mingit uut romantilist partnerit, aga samas olemasolevatesse suhetesse tähendab ta järgmisi etappe, et on see siis kokkukolimine, abielu või rasedus ja väga järsku siis tornikaardiga võib see muutus teile siin tulla. Nüüd aga viimase kaardina on siin ikkagi väljas ka midagi negatiivset, mille me pöörame positiivseks, sest on siin väljas karikate 5. Ja karikate 5 on natukene segaste tunnete või emotsioonide kaart ja see on natukene siuke nagu minevikust kinni hoidmise kaart. Et ma ei tea,
veevalajad, kas see on teie energia või austaja partneri lähedase isiku energia, aga keegi hoiab siin natukene liiga kõvasti kinni minevikus toimuvatest sündmustest või emotsioonidest. Ja karikate 5 on pigem siuke kaart, mis ütleb, et tuleks õppida, mis minevikus läks valesti, läbi selle teha läbi siis areng, pöörata ümber, tasub liikuda edasi, sest uues suunas ootavad mingid uued võimalused või valikud. Ja see on just mitmuses ja siin üleval on täpselt see müntide 2K, mis võib tähendada mitmeid uusi võimalusi. Nüüd aga ma ütlesin, et pöörame selle positiivseks ja me pöörame selle positiivseks nii, et meil siin samas üleval on ju keskmises reas olemas karikate 6 ja kui meil on karikate 5 ja karikate 6 kaks samast massist kõrvuti olevat kaarti lugemises, siis peaks see selles aspektis tähendama arengut, ehk siis karikatega peaks see tähendama romantilisi või emotsionaalseid arenguid veevalajatele. Nii et ma arvan, et siin midagi väga halvasti ei saa olla, tornikaardiga olge valmis tegutsema, mõõkade 7 ärge laske võib-olla ennast ära petta, aga ülejäänud positiivsed emotsioonid siis pigem selle tornikaardiga olge valmis positiivseteks uuteks muutusteks. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ja kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kalale tulemas märtsi lõpus. Mis on kalale tulemas siin märtsi lõpus? Oi, nüüd lendasid mingi pakk välja ja tundub, et võtame selle paki ära ja on siin ka täpne arv kaarte. Vau, kalad, üllatasite mind praegu, aga tähendab see kindlasti teie jaoks head, sellepärast et esimese kaardina kohe väljas müntide 3. Müntide 3 kindlasti tähendab sükest meeskonnatööd või tööalaseid arenguid. Muidugi see kaart võib siis öelda, et kui te soovite nagu kiiremini areneda, siis võib-olla on mõistlik teha nagu mingit koostööd. Aga igal juhul see kaart ütleb, et te saate siin teha mingeid uusi nagu plaane. Nüüd muidugi teise kaardina on tulnud siin kalale välja sauad 9. Sauad 9 on positiivse energiaga kaart. Ta küll räägib nagu siuksest valmisolekust või ettevaatlikust käitumisest, aga samas sauad on hästi siuksed nagu aktiivsed, loovad ja kirglikud ja see aktiivsus näitab mingit tegutsemist ja see kaart tegelikult ütleb seda, et te olete valmis tegutsema ja see kaart on tegelikult siis ka siuke nagu mineviku vigadest õppimise kaart. Et see kaart ütleb, et te olete õppinud mingitest mineviku vigadest ja kui teie ellu peaks tekkima samalaadne olukord nagu oli minevikus, siis te olete valmis tegutsema ja teate, kuhu suunas nagu liikuda. Nüüd muidugi võib siin olla palju mingit eneseavastust, sest et kaladele on tulnud 3. kaardina siia esimesse ritta välja kuukaart. Ja mõnikord kuukaart muidugi võib negatiivse poole pealt tähendada mingeid illusioone, pettusi või valesid, aga samas kuukaart on ka hästi tugev spirituaal- ja intuitiivenergia kaart ja veel eriti kaladel, sest kuukaart on kalade enda suure arkaani kaart ja näitab see mingit sükest võimekuse taastamist või saavutamist. Et siuke tunne, et võite te siin palju siis nagu saavutada või mingis olukorras võite teha siis läbi hästi suure arengu ja see võib olla just mentaalne või spirituaalne areng. Et kuukaart natukene on ka kahe vahel olek, et võib-olla te peate tegema siin ära mingi otsuse või valiku ja peale seda saavad siis mingid arengud teie jaoks hakata. Ja arenguid peaks siin tegelikult teie jaoks olema üpris palju, sellepärast et teist rida alustame kalade jaoks kohe müntide 8-ga. Ja müntide 8 on kõige rohkem siuke enesearengu kaart. See võib tähendada treenimist, harjutamist, lugemist, õppimist, mida iganes, eks ju, aga see räägib kindlast arengust. Muidugi müntide 8 on nüüd natukene nagu aeglane kaart, et see võib tähendada siin seda teie jaoks, et mingid arengud võtavad nagu oodatust kauem aega, aga samas müntide 8 alati ütleb, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis te saate ka positiivseid tulemusi. Võib-olla mitte nii kiiresti, kui te soovite, aga üldplaanis peaksid tulemused olema siis väga külluslikud või rikkalikud või see on külluse, viljakuse ja rikkuse nagu energia ja kindlasti räägib siis suurtest nagu arengutest. Nüüd muidugi eelmine oli siis müntide 8 ja eelviimase kaardina on siit välja anda ka karikate 8 ehk siis number 8 või 88 võib ka siin kaladele midagi tähendada. Võib-olla te olete 88. aastal sündinud või midagi taolist. Midagi siin selle 8-ga võib seoses olla. Muidugi nüüd karikate 8 on natukene siuke ebalev energia justkui, sest karikate 8 on elu mõtte või unistuse poole nagu liikumise kaart. Aga karikate 8 ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda siin mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks peab midagi negatiivset siin jääma minevikku. Ma ei tea, kas see on mingi negatiivne inimene, sidesuhe, halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis võib ka olla või siuke illusioonide vangis olemine või nagu ülemõtlemine või enda hirmudes nagu kinni olemine. Et sellisel juhul peate te need hirmud endast läbi töötama, te peate õppima enda vigadest ja kui te enam sama viga ei korda, siis see on juba kindel areng ja see ongi see, mida teil on vaja. Ja eks iga inimene
inimene teab siin kõige paremini kalad, et mis see negatiivne asi teil on, mis on vaja minevikku jätta, võib-olla mingid negatiivsed emotsioonid mingi olukorraga seoses, eks ju, aga peale seda saate te nagu liikuda edasi ja peale seda võib ka tulla siin selgus selle kuukaardiga. Ja muidugi viimase kaardina on kaladele siin jäänud lauale panna positiivne sauade 4 ja sauade 4 tähendab siis kõige rohkem abieluliidu tähistamist. Aga noh, kõik inimesed ei saa ju kogu aeg nagu abielluda, et võib see ka tähendada siis ükskõik millise suhte nagu tähistamist. Et võib see olla romantiline side, võib see olla sõprusside, võib see olla tööside, aga sauade 4 alati ütleb, et on võimalik luua mingeid uusi sidemeid ja suhteid ja on siin võimalik ka siis tähistada mingeid olemasolevaid sidemeid või suhteid ja need võivad olla siuksed nagu pikemalt kestvad sidemed või suhted siis. Kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake ikkagi videole pöidlanuppu, jälgige kanalit või liituge kanaliga. Kes tahab kanalit toetada, saab liituda peregrupiga ja muidugi võite alati jälgida siis ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.